Tule nagu sa oled, nagu sõber, nagu vana vaenlane. Vastaksin vara lahkunud härra Cobainile nende sõnade peale. Aitäh kutsumust. Ma tulen väiksest Eesti riigist, mis tahaks end arvata Põhjamaade hulka. Olen meessoost. Tunnen, et minult oodatakse mehe tegusid. Seisan oma pere ja maa eest. Austan seadust. Maksan makse. Vastutan kui kodanik. Samas olen ka tundlik oma vabaduste osas. Tulist patrioti minust tõenäoliselt kunagi ei saa. Olen pigem tolerantne globaliseerumise jälgija. Inimesed liiguvad ja kultuurid segunevad, kuid keegi ei või mult võtta õigust kõnelda mu emakeelt. Nagu ka mina ei võta kelleltki seda õigust. Olen voolav, modernses keskkonnas kasvav, kahvatu nahatooniga Põhjamaa poeg. Mis mul kaasas on? Siit koduhoovist algasid mu mängud. Maja ümber paiknev aed lõi turvatunde ning usalduse. Võisin minna õue teadmises, et oma väikse kuningriigi piires võin toimetada kokku lepitud reeglite kohaselt tundide kaupa. Sama turvatunne laienes ka isikutele, kelle vastutusel parasjagu viibisin. Lapsega on kõik korras. Nägin aastaaegade vahetumist. Õppisin lugu pidama oma aia saadustest ning protsessidest, mille tulemusel neid saadi. Nägin, kuidas remonditi autosid ja olin sellest täiesti vaimustuses. Tegin pai koerale ja kassile. Andsin sööki ette vasikale, küülikule ning seale. Hiljem nägin ka, kuidas nad kõik sealsamas hoovis hukati ja viimse tükini realiseeriti. Selguse mõttes. Seda tehti ainult viimase 3 mainitud loomaliigiga. Siin peeti juubeleid ja jõulusid, aga seoti ka musti linte küünaldele. Kodutänavast kooli ja tagasi sai kogutud ligi 4000 kilomeetri jagu samme. Ja seetõttu pole mul peale seda olnud tunnet, et pole sihtkohta, kuhu ma ei saa jalgsi minna. Minu vaib on Tartu. Mul pole veel koolitaja kogemust, kuid identiteedi kujunemisel teatavasti päritolu oma kandvat rolli mängib. Noore inimesena õppisin elu nautima just siin ja nii, nagu seda Tartus tehti tol ajal. Räägitakse, et selle linna tempo on aeglasem. Vahest vastab see ka tõele, kuid võrdlusmoment meie riigi mõistes kehtib küll ainult Tallinnaga, mis viimastel kümnenditel tempokalt paisunud on. Minagi olen juba ammu pealinnane. Sellega harjumine võtab aga endiselt veel aega. Sarnaselt mõttega koolitajaks olemisest. Mõne kuu pärast olen diplomiga andragoog, aga kas määratlen end kohe täiskasvanu koolitajana? Samas tekitab elevust ettekujutus mõnest tulevikus toimuvast kohtumisest, mille käigus saan end tutvustada. Tere, mina olen Karol ja täna teie koolitaja. Teekond selleni võiks kindlasti võtta vähem aega, võrreldes ajaga, mis kulus minu pealinlaseks kasvamisele. Üldiselt olen metsa poole. Hoian nende suunas, keda sildistatakse puukallistajateks. Mitte päris tumeroheline peast, kuid viitan ikka rohkelt sellele, et pole tarvis võtta enam kui vaja. Kui seda mets sees ei oleks, mis siis varsti järgi jääks? Tühipaljas liiv. Jaa, minge ikka metsa. Kogu aeg. Minuga käib kaasas Kargemeri. Vahest aimas mõnigi vaata seda juba ette. Karol näitab muu hulgas merd, kui üldse miskit näitab. Tõsi, palun, siin, kus Läänemere lained randuvad, on mõnus seista ja vaadata silmapiiri. Ja miks mitte ka ujuda? Aastaringselt. Sellise inimesena olen end etendanud ja külma mere armastaja mulje jätnud.
Niivõrd tõhusalt isegi, et juhtudes kokku vanade tuttavatega, tehaksegi peamiselt juttu just taliujumise teemadel. See on miskit, millega eristun. Vanuse kasvades täidan üha enam vastutust nõudvaid rolle. Siinne majapidamine õpetas mulle mõne aastaga, kuidas olla alandlik ja kannatlik ja kuidas õppida. Me ei tea, mida me ei tea. Ja õppida saab kogu aeg. Eriti, kui on ruumi eksimiseks. Kogemusterohke elu annab võimaluse värvika ja mitmekülgse identiteedi kujunemiseks. Ma ootan oma järgmist õppetundi ja janunen uute teadmiste järele.